no terekest. Alustame siis meie emadepäeva ühe jõuluse videoga. Nimelt ma siis tahtsin vahelduseks siis oma nendele roadtripi videodele valmis teha lõpuks video 2023 aasta jõuludest. Ja põhiliselt just sellepärast, et mu emme ja mu õde tulid meile külla siia Austraaliasse. Ja nad olid jõulude ajal siis meiega põhimõtteliselt mingi peaaegu terve kuu. Ja siis üks minu ja Tauri sõber Mihkel tuli ka siia Austraaliasse paariks nädalaks. Ja meil oli selline, ma ütleks, et üsna tihe graafik. Me käisime lihtsalt rannas, nautisime seda kuuma suve, mis siin oli mingi 40 kraadi, 40 pluss kogu aeg. Jõulude siis kõige suuremaks plaaniks oli Cape to Cape walking track, mida me ei lõpetanud, ütlen kohe ära. Aga see tundus alguses üsna hea mõttena olevat ja seal trackil siis me saime aru, et see on ikka veits palju. See Cape to Cape track siis läheb Tansporost alla Augustasse või siis vastupidi Augustasse üles Tansporosse ja see jälitab siis nagu ranniku äärt. Päris palju kõndimist on rannas, ehk siis pead liivas kõndima ja ma arvan, et meile panigi põntsu see, et kohe esimesel päeval me pidime nii palju rannas kõndima. Põhimõtteliselt siis me sõitsime bussiga Perdist Augustasse, ööbisime ühes hotellis ja järgmise päeva hommikul siis startisime. Me ei tea täpselt, kui rasked meie kotid alguses olid. Tauri oli ainuke, kes oma seljakoti kaalus 25 kilo ja meil olid nagu igal ühel siis oma magamiskott, telgid kamba peale ja toidud ja riided ja kõik muu selline, mida võiks eluks vaja minna. Ja mina isiklikult kindlasti pakkisin üle, ma pakkisin outfit'e mingi igaks päevaks ja igast mingit sellist asju, mis ma arvasin, et võiks vaja minna, aga need ei olnud kohe kindlasti vaja. Esimene päev oli kõige pikem päev ja see, nagu ma juba ütlesin, pani kohe põntsu sellele, et me keegi ei tahtnud enam pärast seda kõndida. Ja põhipõhjus oli siis sellepärast, et see esimene päev kulgeski suuresti mööda rannajoont. Me pidime hästi palju liivas kõndima, rannas oli mega kõva tuul, see liiv lendas igale poole, silma, suhu, kuhu iganes.
jõudsime oma esimesse camping site'i. Mööda seda track'i siis on camping site, mis osad on siis mõeldud ainult nagu matkajatele ja osad on siis ka autoga ligipääsetavad. Ja me otsustasime siis sinna esimesse campgroundi jääda pikemaks, sellepärast kõigil olid juba esimese päeva lõpuks jalad villis, seljad olid haiged, õlad olid valusad. That was crazy. Reisi teise päeva me siis, mina, Emme ja Kaire siis veetsimegi seal campgroundis. Me lihtsalt olime, ma ütlen, et mina olin küll hulluks minemas, sellepärast et ma ei ole harjunud sellise asjaga, et ma lihtsalt peaks istuma ühes kohas, mitte midagi tegema. Me käisime küll korra ujumas, aga enamus aja jah, lihtsalt chillisime, relaxisime seal looduses. Mis tegelikult niimoodi tagantjärgi mõeldes oli väga mõnus ja lihtsalt olude sunnil me tegime seda ja nagu ma peaks seda rohkem tegema, ma arvan. Tauri ja Mihkel, nemad käisid, siis uudistasid seda nagu selle track'i järgmist lõiku, et milline see välja näeb ja seal oli üks mingi rand, kuhu Tauri tahtis väga minna, aga mis oli ainult kas siis äkki see oligi vist ainult nagu jalgsi ligipääsetav, et võib-olla ka 4VD track'iga, aga jah, see oli nagu selline koht, mis oli meil juba ammu salvestatud ja ta väga tahtis sinna minna ja siis nad käisidki Mihkliga seal ja neil tundus ka väga tore päev olevat. Siis tripi kolmandal päeval siis me läksimegi juba täiesti nagu hoopis mingit muud rada mööda, sest tegelikult me oleks pidanud minema rannast edasi ja me oleks pidanud minema sealt, kus siis Tauri ja Mihkel eelmisel päeval käisid, aga ei tahtnud rannast kõndida, nagu see oli ei. Ma vihkan niisamagi liiva, mulle ei meeldi liiv ja rannaliiva peal lihtsalt matkata. That's a big no. Ja siis me läksimegi lihtsalt mööda täiesti tavalist mingit metsarada ja meie järgmiseks sihtkohaks oli Hamelin Bay, kus me oleme korduvalt käinud siis rannas neid stingraysid vaatamas. Ja see on selline koht, kuhu saab autoga ligi ja seal on selline nagu holiday park ja siis Mapsi järgi pidi seal olema ka selline nagu väike toidupood või midagi sellist. Aga kuna see oli minu arust kas 25 või 26 detsember, ehk siis see oli kinni. Ja me olime kõik juba vaimselt sellises olekus, et tahaks lihtsalt külma Coca-Cola, tahaks, ma ei tea, mingeid kummikomme, tahaks lihtsalt ennast toiduga nagu komfortida, et nagu seda jalgade valu ja õlgade valu kuidagi leevendada, siis kummikomm on ainuke ravim, eks ole. Ja kahjuks see pood oli kinni, nii et siis me ei saanud midagi sellist. Pärast seda Hamelin Bay'd siis me lihtsalt kõndisimegi mööda maanteed põhimõtteliselt. Meil oli üks campground välja valitud, kus me Tauriga olime ka varem ööbinud ja sinna oli hea, et sinna sai netis koha bookida ja sealt Hamelin Bay'st oli sinna vist äkki mingi 11 kilomeetrit ja seal oli kuskil tee peal mingi pubi või midagi või pood või tankla või midagi sellist ja jälle täpselt samamoodi me mõtlesime, et äkki see on lahti, lähme kõnnime sinna, saame mingit mõnusat puvisööki, sest me olime terve selle aja, see tundub nagu mingi meelet pikk aeg, aga see oli just meie tripi kas 3. või 4. päev ja me olime kogu aeg söönud mingi kiirnuudleid, tuunikala, mingit matkasööke, et nagu kõik juba kreivisid täiega mingit korralikku sööki. Aga ka see koht oli kinni sellel samal jõulude püha põhjusel ja selleks hetkeks olime kõik nagu juba, ma ei tea, aru kaotamas. Ja kuna see pubi oli vist natukene nagu sellest meie rajast eemal ka, siis me nagu tegime ekstra samme sellepärast, et lootes, et me saame võib-olla midagi head süüa, aga see ei läinud päris nii. Me jõudsime siis sinna campgroundi õhtul suht pimedas ja seal campgroundis siis me veetsime siis ühe öö, me olime seal terve päeva ja siis teise öö ja siis nagu nii-öelda 3. päeval siis me hakkasime kõndima. Sellel viimasel päeval siis me lihtsalt kõndisimegi
täiesti nagu suure maantee ääres. mingi osa trackist läks ka kuskilt põldude vahelt, kuskilt metsa vahelt, aga enamus rada läks lihtsalt maantee äärest, sest see oli nagu shortcut nagu, et me saaks kindlasti sinna linna siis, kus see buss läks. ja seal oli tankla, seal olid kohvikud, kõik asjad olid avatud. me olime jälle nagu tagasi tsivilisatsioonis. aeg oli oma varbaid ravida, plaasterdada, puhtad riided selga panna, bussi istuda ja koju sõita. see oli vist selle reisi kõige parem tunne. Meil oli siis veel paar päeva aega aastavahetuseni. Me käisime Tauri ja Mihkliga mingil drum and bassi peol. Aasta viimasel päeval me käisime surfikoolis, me võtsime kõik siis surfi õppimise tunni. Emme oli ainuke, kes seda ei võtnud, kuigi pärast ta ütles küll, et ta kahetses veits, sellepärast et kui ta nägi, et see on tegelikult nii lebo nagu, või üldse nagu see kogu keskkond, nagu kuidas me selle õppisime ja proovisime neid asju, siis nagu tegelikult see oli nagu väga mõnus ja ta oleks võinud ka seda teha. Aastavahetusel me käisime lihtsalt rakette vaatamas. 1. jaanuaril me käisime ühel drum and bassi day party'l. You must be out of your mind. Blowing me up on my phone line. Siis me käisime emmega näiteks Perdi loomaaias. Me käisime Janšepi National Parkis, kus olid siis koalad ja kängurud sellises nagu loomulikus keskkonnas. Ja siis me käisime veel emmega ühel winery tuuril. The first surveyor general, we came out with Captain Sterling and their resettlers. I think you just need to find the number, read it with the goal.
vist kõik meie tegevused üles loetud. Minu arust oli väga mõnus jõuluaeg, sest siin Austraalias on jõulutunne alati nullilähedane. Lund, neid jõulutoite, sellist perega koos olemise aega muidu tavaliselt ei ole. Aga need seekordsed jõulud olid väga ligilähedased kodustele jõuludele, välja arvatud siis see, et lume asemel oli liiv. Aga ma loodan, et sul oli tore vaadata ja head emadepäeva. Näeme järgmises videos. Bye!